Oleme siis jälle jõudnud esmaspäeva hommikusse. Nagu te näete pildid, kevad on läbi ja meil on vaja sisse vedada 29 kipsiplaati. Nii et jah, tere tulemast talv jälle. 29 plaati sai üles veetud mööda seda kitsast koridori võideldes lumega. Et tuleb need aknad sinna alla tassida. Jõusaal, missugune täna. Täna me tegeleme siis kipsitöödega. Ja mis on jälle Norras teistmoodi kui Eestis, siis Norras ei ole eraldi aknalaudu väga. Et kas pannakse need samad, mis ma olen näidanud, sellised uuringu põselauad või siis tehakse ringiratast kipsiga ära. Praegust siin me teeme põskesi siis ja aknalaua osaga siis ainult kipsiga. Ja selleks me kasutame siis sellist metallnurgikut, kus ma panen ta siis õigesse kohta ja siis pärast panen sinna kipsi sisse. Kas te teate, mis aparaat see on? See on selleks, et me saaksime lõigata kipsi. See pannakse niimoodi võrisua ja siis saan mööda äärt täpselt sealt lõigata, kus tahan. Kunagi minu soovil ostetud. Nüüd lõpuks leiab kasutust. Nii hakkab vaikselt looma. Siit on kips paigas. Köögis 2 seina on pandud. Aga sellega tuleb siin pusimist, sest need ei jookse väga täpselt. Ja võib paigast ära joosta. Ka sellega tegeleme homme. Kolmapäeva hommik. Oleme jälle objektile jõudnud. Ja tänane eesmärk on hakata siis nende aknaümbrustega siit vaikselt tegelema. Ja siis selle seinaga siit. See suur spetsialist käis meil ka ära. See suur paha karp on seal, mis on väga õrn. Et võt selline, nagu tahad ka midagi öelda? Sa häbened natuke, häben jah. Nii kõik aknad meil teibitame niimoodi ära. Selline kile läheb seina ja teibid paneme ümber. Sellised nõuded. Nii vaikselt teeme sealt suure toa aknaid. Mõtled küll, mis see kipsi seina ära panna ole, aga iga pisike detail võtab natuke aega. On nii või? Muidugi, kui see ükskord tehtud on, siis on... Sa räägid jälle telefoniga või? Iseendaga kõva häälega mõnusasti. Saab maika, kui hea trikk ja filmi. Okei. Oleme jõudnud siis 4-päevasesse päeva. Ikka me tegeleme oma kipsimisega. Üritame siis siit nüüd üleminekut vaikselt teha. Aga see kipsituu tundub selline lõputu. Ja väga palju aega raiskasime me seal ümber akende. Seal on veel vaja ära lõpetada. Mul on seal üks tepse, mis on vaja lahti võtta. Vaat nii, vaikselt edeneb. Vaat siis 4 päeva õhtuks on meil siis seis selline, et peaaegu sellel elutoa köögis on kips pandud, välja arvatud see akna ümbrus, kuna sealt ma pean voolu ära võtma, et need kipsid panna. Aga põhimõtteliselt jah, siit korruselt on kips meil siis pandud ja muidugi tuleb meil veel ära kipsida see trepikoda. Aga noh, sinna seda nii palju ei lähe, et vast saab hakkama, kuigi seal on väga palju lõikamist. Mis sa veid oma näpuga? Teeme ära selle nurga või? Siis ma kuulen kisa sealt lastetoast. Miks internet ei ole? Ma praegust ei hakka seda tegema, et muidu ma pean interneti noored härrad välja võtma. Ani, kommenteerid ka midagi? Sa pidid see naljamees olema, et viska nüüd üks nali ja... Hardi. Okei, aitab tänaseks. Täna on juba reede õhtu kell 3. Polegi jõudnud videot teha. Siin oleme jõudnud suht vähe teha, sest me käisime ka veel teisel objektil
aknauuringut ja ühte siseuust ära paigaldamas. Oli nii või? Seal ma ei jõudnud ka üks videot teha. Aga siin me jõudsime natukene kipsi panna. Ja sealt akna ümbert saime ka kipsi pandud. Jah, mis sa Marko selle nädala kohta ütled? Täielik katastroof. Täielik katastroof. Sul on kogu aeg kõik katastroofe. Tema mõistes pole meil kunagi midagi head. Aga noh, mis sa teed? Okay. Natukene Norra elu. Hakkavad suured kevadpühad, posked. See tähendab seda, et reede õhtu on pikk rivi kuni Optalini ehk siis suusakurvad pealinna. Mitu kilomeetrit tunnis me saame praegu sõita 50-ga? 30-ga. Niimoodi nad rivis kõik puhkama lähevad. Tere laupäeva, kätte on jõudnud 28. märts. Me oleme tulnud tööle. Ja me oleme tulnud ära tegema siis aknapõskesi. Niimoodi näevad siis kipsidega siis lõpptulemusena. Siia läheb peale veel pabernurk pahteldamise ajal. Ja niimoodi need tehakse. Meil pooled aknad on nüüd tehtud. Marko soovib ka sõna võtta. Ei soovi. Ei lähe käima. No nüüd läks. And action! Me oleme jõudnud nüüd siis nende akendega pahteldamiseni. Paneme siia spetsiaalse nurga ja mis mina siis juurde panen võrgu peale, sest see nurk kipub ikkagi lahti lööma. Siis see võrk tõmbab selle nagu kinni ja ma ei pea nagu pärast rohkem lisatööd tegema. Et ühesõnaga panen nurga ja nurga äärtesse panen võrguriba. Kohe varsti lõpetan ja lähen puhkama selleks nädalaks. Esmaspäeval jätkame. Seda me lubasime. Tänaseks. Mis me selle nädala kokkuvõtteks võime öelda? Tuleb võtta endale õige naine. Kas ma olen õige naine või ei ole? Noh? Kas põhipiir esmaspäeval ära või? Sa ise esitasid küsimuse, kas ma olen õige naine või ei ole? Mehed. Okei, me siis tänaseks lõpetame. Ja kohtume jälle esmaspäeval.